Koolid kasutavad erinevaid viise, kuidas õppijaid otsuste tegemisel kaasata. Kaasamine on ka see, kui sinu käest küsitakse koolielu kavandamise kohta ideid või kogutakse tagasisidet. Tasub ka teada, et seaduse järgi on õpilastel õigus moodustada õpilasesindus ja osaleda valitud esindajate kaudu koolielu arendamises. Gümnaasiumis saab õpilane osaleda kooli hoolekogus. See tähendab, et õppijate kaasamine on loomulik osa kooli toimimisest. Kust siis alustada, kui tahad päriselt midagi paremaks muuta? Esiteks õpilasesindus. Kui see on juba sinu koolis olemas, uuri, millega nad tegelevad, kuidas kohtuvad ja mis teemad nende laual on. Äkki saad ka sina seal osaleda või oma ettepanekuid teha. Ja teiseks hoolekogu. See tegeleb suuremate kooli asjadega. Näiteks kooli korraldus, arengusuunad, reeglid ja põhimõtted. Seal arutatakse läbi ja otsustatakse asju, mis mõjutavad kogu kooli, mitte ainult ühte tundi või klassi. Oluline on ka see, mida sa ütled. Mine nendele koosolekutele konkreetse teemaga, mitte niisama kurtma. Paljudes koolides töötavad töögrupid, kuhu saab ka õpilasi kaasata. Ole julge ja mine uuri. Näiteks meie koolis kasutatakse õpilasi mitmel erineval viisil, juhtkonna konverentsil ja koolielu otsuste tegemisel. Lisaks toimuvad regulaarsed kohtumised direktoriga. Me teame, et saame alati oma mõttega juhtkonna poole pöörduda. Küsimus sulle klassis arutamiseks. Milline koolielu teema vajab teie koolis kõige rohkem õpilaste häält? Kas seda häält võetakse kuulda? Kui ei, siis mida saaks teha, et see nii oleks?